Inchcape'i BMW esindus siin Haaberstis on saanud uue sisemuse ja uue välimuse. Koos uue salongiga tuli muideks ka uus BMW iX3. Täiselektriline masin, millele VLTP järgi lubatakse läbisõiduks kuni 805 kilomeetrit. See on esimene Neue Klasse mudel. Nendest mudelitest tuleb umbes lähima paari aasta jooksul 40 autot. See on uus disainikeel, see on uus filosoofia ja see tegelikult veel üks samm edasi BMW ajaloos. Elektriauto ja sisepõlemismootoriga auto on üks ja sama nägu. Tegelikult me varem seda nägime juba, kui tuli 7. seeria, aga praegu see Neue Klasse samamoodi tuleb sisepõlemismootoriga, tuleb ka elektriga. Praegu see esimene mudel on just elektriga ja uued tehnoloogiad igal pool. Salongis, sisu, kuidas näeb välja, kuidas ta väljas näeb välja, kuidas akud töötavad, kuidas kõik need süsteemid teevad koostööd, abisüsteemid, kõik on uus ja samm edasi. Vaadates auto välimust, siis see esimene ots meenutab kangesti vanakooli hainina BMW nina. Võib-olla siis nii nagu riiete puhulgi hakkab ka autodel vana taas moodi tulema. Aga olge mureta, uut on selles autos tohutult palju. Tulles autosse sisse, siis esimese asjana jääb tõenäoliselt silma see suur, lai, kogu esiklaasi alla mahtuv 3D ekraan. Teine ekraan, mis selles autos sees on siin samas keskel. Ta ei ole klassikaline nelinurkne, vaid selline BMW-le iseloomulik väikese, ütleme siis, vimkaga. Ka see ekraan on väga ilusa pildiga, ta on terav, kontrastne, teda on väga kerge lugeda, siit näiteks kaardiandmeid vaadata, seega 5+. Auto interjöörist veel nii palju, et kuigi ta on elektriauto, ei ole ta aetud ulmeliseks kosmoselaevaks, vaid siin on sellist mõnusat tänapäeva, aga sest samast säilinud ikkagi nagu neid autolikke jooni. Kui me võtame kas või armatuuri, uksepolstrid, siin on Alcantara nahka, siin on pehmet kummi, ta on väga stiilne, ta on ruumikas, ta on igati hea ja tore ja ilus auto. Kuna see auto oli päris mitu päeva minu käes, siis otse loomulikult võtsime ette ka pimedas sõitmise ja tulede katsetamise. BMW, te olete nende tuledega suurepäraselt hakkama saanud. Nad on tõesti fantastilised. See auto on, ütleks, et pigem ikkagi jäik. Maantee peal on temaga hea sõita. Linnas, kui on head teed, on temaga suurepärane sõita, aga nii kui on kehvem tee, siis nendel hetkedel tahaks küll, et see auto oleks pisut pehmem, kuna iste on jäik, on ka auto jäik, siis vähemalt mina küll tahaksin pisut sellist pehmemat ja sujuvamat sõitu. Aga taaskord maitseasi. See aasta Eestis me saame registreeritud peaaegu 30 autot. Kahjuks see nõudlus Euroopas ja üle maailma on nii suur, et Eesti kvoot on nii pisike ja piiratud. Me alati iga kuu küsime rohkem ja rohkem. Kliendid tahavad seda, ostavad seda, aga kahjuks selleks aastaks ainult 30 autot, 30 õnnelikku omanikku saavad autot kätte. Meie nädalavahetuse seiklus uue BMW iX3-ga on lõppenud ja südamerahus võib öelda, et Tallinnast Tartusse, Tartust Tallinnasse tagasi saab sõidetud küll. Ei ole absoluutselt mitte mingit probleemi. Kui me nüüd räägime selle auto energiatarbimisest, siis enamik minu sõite olid maantee peal, pisut ka linna ja otse loomulikult me ka proovisime selle auto kiirendust. Ehk siis täis selline säästurežiim käiku ei läinud. 20,5 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile. Ma arvan, et on seda auto suurust arvestades ülihea tulemus. Kokkuvõtteks ma ütlen, et midagi sellist ma auto puhul küll ei leidnud, mis mind nii tohutult häiriks, et isegi kui mul see raha oleks, et ma jätaks ta ostmata. Kindlasti mitte. On olemas mingid väikesed nüansid, mis on seotud võib-olla minu harjumustega, aga midagi kohutavalt ülemäära häirivat selles autos ei ole. Kas ta on hea auto? Jah, otse loomulikult. 96 000 euro eest sa peadki hea auto saama.
aga kellel huvi, kellel tahtmist, siis igal juhul leppige endale proovisõiduaeg kokku, külastage Inkscape'i esindust ja minge katsetage, sellepärast et mine sa tea, võib-olla uus BMW iX3, mida minu teada üks juba Eesti numbrimärkidega meie maanteedel tänavatel ka liigub ja tea, võib-olla siis lisandub mõni veel ja see on just nimelt teie oma.